On 21. mai hommik aastal 2019. 67-aastane näitleja Jüri Aarma liigub elektrilise jalgrattaga Tallinnas Veereni kvartalist kesklinna poole. Selleks tuleb ületada raudtee jalakäijate tarvis loodud ülekäigu kohas. Kella 10:30 ajal ta seda teeb, kuna mees kasutab sõites kõrvaklappe, ei kuule ta lähenevat rongi. Toimub kokkupõrge reisirongiga, mille tagajärjel Jüri Aarma hukkub. Aastaid hiljem annab Diana Klass välja eluraamatu, seda siis koostöös ajakirjanik Verni Leivakuga. Raamat kannab provotseerivat pealkirja "Nüüd ma siis julgen rääkida". Sellest teosest tuleb välja tema pikem suhe just Jüri Aarmaga. Raamatu ilmumise eel ja järgselt ei olnud isikliku elu avaldamise vaates sellega absoluutselt nõus Jüri Aarma lapsed Kiur ja Roosi, kes hukkunud isa privaatsuse kaitseks pöördusid kohtusse. Täna see tsiviilprotsess algaski. Me räägime sellest, et kas eluraamatus siis tohib teisi isikuid kajastada või mitte. Meil ei ole vaidlust selles, et Diana elu osa oli Jüri, see on raamatus kirjas. Ja teine oluline küsimus on see, et kas pärijad on üldse nõuda õigus keelata sellist asja, et mitte avaldada eluloo raamatus väiteid siis enda vanemate kohta. Reeglina ikkagi kaitsjad, advokaadid, juristid vaatavad sellist nagu pikemat kohtupraktikat, mis Eestis on olnud ja selle pealt panevad püsti ka oma kaitsetaktika. On siin ka mingisuguseid analoogia kuskilt välja tuua? On Eesti ajalus selliseid asju olnud? Ütleme pigem Euroopast ja seal ma tahaks öelda, et siiamaani ikkagi on kaalukoos langenud sõnavabadusele. Kui keeruline emotsionaalselt on see periood on olnud, kui te teate, et te peate ikkagi siia samasse täna sellesse kohtusaali tulema? Väga keeruline. Dianal on olnud keerulised ajad ja emotsionaalselt keerulised. Ma vahepeal juba tundsin, et ma ei pea vastu, et närvid ütlesid täiesti üles ja eluisu kadus ära ja selline vastik, harjumatu asi täiesti. Kas juba mingi sellist tunnet ei tekkinud, et miks ma pagan pidin ikkagi selle raamatu kirjutama? Miks pagan seda kõike vaja oleks, võiks võid rahulikult edasi olla? Nojah, praeguse olukorrani me oleme jõudnud, siis mõtled küll, et oli seda nüüd vaja. Ja kas see 4 lehekülge oleks võinud välja jääda. Aga samas jälle 20 aastat minu elust, et siis kui ma oleks selle välja jätnud, siis ei oleks see eluraamat olnud see. Ta oli ikkagi väga suur osa. Oleks ta mingi lühikene osa, aga ta oli ikkagi 20 aastat mu elust. Täna hommikul kohtusaalis veel asi koledaks ei kiskunud. Viimasel hetkel saabusid istungile ka vastaspoole esindajad Erko Andreas Roosik ja Kaspar Kaljurand. Mingeid taotlusi osapooled protsessi edasi toimumise osas kohtusaalis ei edastanud. Siin selles kohtusaalis algas täna siis põhimõtteline arutelu selle üle, kas peale isiku surma avaldatud isiku andmed ja kõik see, mis seda isikut puudutab, on ikka seaduspädev või ei ole. Algselt oli plaanis ka see istung kinniseks kuulutada, aga praegu ikkagi lepiti kokku nii, et see selliselt ei lähe ja jätkatakse ikkagi avatud printsiibil. Nii et tegemist on pretsedendiga, mida tegelikult Eesti kohtupraktikas veel ette ei ole tulnud ja siin selline vaidlus võib kesta päris pikalt, sest 17 punkti on need, mille üle siis vaieldakse ja mis vajavad siis ka tõendamist. Need 17 punkti on võetud eluraamatu sisust ja need siis vajaks kohtus ümberlükkamist. Sellesse vaidlusse on tõmmatud ka Diana abikaasa Gerdo Mölder läbi oma ettevõtte, mille alt raamat kirjastati. Samuti raamatu kirjutaja ajakirjanik Verni Leivak. Mölder väitis täna, et on juba kulutanud protsessile 10 000 eurot ja ilmselt esitatakse ka mingi kahjunõue. Protsessi sisuline arutelu algab sügisel.